Tervist! Mõnes mõttes on küsimus, kas lihastreeningu ajal muusika kuulamine aitab su treeningule kaasa ja parandab selle tulemusi. Esmapilgul pisut mõttetu, sest tänapäeval on väga keeruline leida jõusaali, kus muusika ei mängiks. Samas pidev muusikaline taust omandab kogenud jõusaali hundi jaoks audiotapeedi omadused, ehk siis aju õpib seda efektiivselt välja lülitama, kuni tegemist ongi vaid taustamüraga. Samuti on olemas maailmas müra summutavad kõrvaklapid ja kõrvaklappidega saab harjutusi tehes kuulata ka oma lemmikmuusikat, mida ka väga sageli tehakse. Nii et küsime siis ikkagi, kas lihastreeningu ajal muusika kuulamine aitab lihastreeningule ja selle tulemustele kaasa või on pigem segav faktor. Üks väga hea teadusuuring, mis annab sellele küsimusele kohe vajalikud lisamõõtmed, on siin ja selle raames uuriti, kas treeningtulemusi jõusaalis parandab enese valitud muusika kuulamine või siis igasuguse muusika kuulamine. Sellele küsimusele vastuse leidmiseks leiti 20 noort meest, kes kuulasid vaheldumisi kas siis sellist muusikat, mis neile endale hullult meeldib, või sellist muusikat, mis neid jätab külmaks või isegi ei meeldi. Või siis ei kuulanud üldse muusikat ja tegid nende kõigi 3 variandi ajal siis tublisti lihastreeningut. Tegemist on crossover tüüpi uuringuga, mille raames analüüsiti 3 mainitud variandi mõju maksimaalsele jõule, mida hinnati dünamomeetriga, jõuvastupidavusele, mille välja selgitamiseks tegid katsealused maksimaalse arvu kordi plokktõmmet ülalt seljalihasele ja tajutud pingutust ehk siis lihtsamalt öeldes seda, kui raske treening tundus olevat. Kui tulemused kokku löödi, siis selgus, et lemmikmuusika kuulamine parandas võrreldes teiste variantidega õige pisut nii maksimaalset jõudu ja jõuvastupidavust kui ka vähendas tajutavat pingutust. Kõik positiivsed efektid olid väga väikesed, aga siiski väljatoodaval moel olemas. Järgmise teadustöö raames uuriti, kuidas erinevad muusikastiilid mõjutavad jõusaalis plahvatuslikku võimsust, ehk siis teisisõnu lihasvõimsust, ehk siis võimet sooritada suure raskusega harjutust ja eriti selle kontsentrilist osa võimalikult kiiresti. Ja lihasvastupidavust ehk siis võimet sooritada korralikku, ent mitte maksimumraskusega võimalikult palju korduseid. Lisaks veel uuriti, kuidas see mõjutab tajutud pingutust ja sellist üldist meeleolu. Ma ei hakka pikemalt rääkima, millise raskusega ja milliseid harjutusi katsealused, kelleks oli muide 16 regulaarselt jõutreeningut tegevat noort inimest tegid. Ent teemaga seoses võiks ära märkida, et omavahel kõrvutati seda, kuidas mõjutab mainitud võimekusi ja tundmusi korduste sooritamine ilma muusikata, elektroonilise muusika saatel, heavy muusika saatel ja lõpuks enese valitud muusika saatel. Räägin parem kohe tulemustest ja need näitasid, et plahvatuslikku võimsust ehk siis lihasvõimsust ei parandanud ükski muusikastiil ja mõne harjutuse puhul see koguni pisut vähendas seda. Lihas vastupidavuse ehk siis võime puhul sooritada korduseid maksimaalne arv kordi, mitte maksimumraskusega, oli muusikal positiivne efekt madalamate raskuste puhul, ent maksimumi lähedasel raskusel mõju korduste arvule puudus. Mainitud positiivne mõju oli eriti selge siis, kui katsealused kuulasid enese valitud muusikat. Tajutud pingutust vähendasid pisut enese valitud muusika ja üllataval kombel heavy muusika, aga tantsumuusika veidi suurendas seda, kuigi ma tegelikult ei tähtsustaks seda leidu üle, sest see mõju taandub suuresti isiklikule eelistusele. Ja viimaks, igasuguse muusika kuulamine tõstis katsealustel võrrelduna vaikuses treenimisega treeningu käigus nende eneste hinnangul meeleolu ja andis neile lisaenergiat. Eks 2 uuringu põhjal hakkab juba mingisugune üldpilt moodustuma, aga võtame ühe teadustöö veel ette. Ja paljude sarnaste seast ma tooksin esile selle uuringu, mida autorid ise nimetavad metaanalüütiliseks ülevaateks ja milles leiti arvukaid varasemaid uuringuid ühte lüües, et muusika kuulamine treeningu ajal tõstab meeleolu,
parandab pisut füüsilist sooritust ja vähendab tajutud pingutust, kusjuures kiirem muusikatempo annab aeglasema tempoga võrreldes positiivsemaid tulemusi. Ma lugesin läbi veel 10 otseselt või kaudselt antud valdkonda puudutanud teadustööd ja ma ei hakka neid kõiki siia nagu ritta laduma üksteise peale, sest midagi sisuliselt väga uut need teised uuringud meie praegustele leidudele ei lisa. Küll aga annavad mulle parema vundamendi, et ma saaksin teha sellist praktilist laadi kokkuvõtte. Läbivalt tuleb teaduslikest uuringutest välja, et treeningu, antud juhul siis ennekõike lihastreeningu käigus muusika kuulamine aitab sul teha ühes seerias enam korduseid ja seda eriti juhul, kui sa ei kasuta maksimumi lähedasi raskuseid. Samamoodi joonistub uuringutest välja, et muusikat kuulates tunned sa treeningu käigus vähem väsimust ja tajud, et sul on rohkem energiat ja üldse sa muidu ka naudid treeningut rohkem. Eriti selged ja tugevad on mainitud positiivsed mõjud juhul, kui sa kuulad enese poolt valitud muusikat. Mistõttu on absoluutselt mõistlik panna jõusaalis pähe kõrvaklapid ja kuulata oma lemmikbändi. Selle asemel, et üritada ignoreerida kõlaritest koha peal kostuvat soga, mis sulle võib-olla üldse ei meeldi. Üks jõusaalis treenitavatest võimekustest, mis muutub eriti oluliseks kõrgemas vanuses ja mille kohta ma tegin video, mida sa saad vaadata pildikasti all asuva video kaudu, on lihasvõimsus ehk lihase plahvatuslik võimsus ja selle võimekuse treenimise ajal näib samas olevat muusika kuulamisest pigem kahju kui kasu. Ja see trend on antud teemat uurinud teadustöödes üsna sarnane ja väga läbiv. Mõnes mõttes on see tegelikult ka loogiline, sest lihasvõimsuse treenimine jõusaalis nõuab tavalisest suuremat keskendumist ja sellega kaasneb, kui seda korrektselt teha, närvisüsteemi ja lihaste äärmiselt tihe koostöö lühikese aja jooksul. Ja muusika lihtsalt võib seda protsessi häirida ja mõtteid mujale viia. Samuti võib muusika rütm hakata segama harjutuse sooritamise tempot, mis on seda tüüpi harjutuste puhul üsna oluline. Muusika positiivne mõju lihastreeningule ja selle tulemustele on läbivalt positiivne, aga selle toime on väike. Mistõttu ei tähenda mu tänased soovitused kindlasti seda, et kui sulle absoluutselt ei meeldi jõusaalis muusikat kuulata, et sa peaksid seda nüüd siis hakkama kindlasti tegema. Kui sulle aga muusika meeldib ja meeldib muusikat kuulata, siis sa ei pea muretsema, välja arvatud juhul, kui sa treenid lihasvõimsust, et see võiks su treening tulemusi halvendada, pigem ikka vastupidi. Et su tulemused saavad olema paremad ja kangi tõstes on kuidagi kergem ja lõbusam olla. Jõusaalis näeme!